Poisid, miks teil pille ei hüüa, mina tahan tantsu lüüa. Poisid, miks teil pille ei hüüa, mina tahan tantsu lüüa. Hõissa ja hõissassa, hõissa ja hõissassa, hõissa ja hõissassa, hõissa ja hõissassa. Siin on neiud noorukesed, justkui roosinupukesed. Siin on neiud noorukesed, justkui roosinupukesed. Hõissa ja hõissassa, hõissa ja hõissassa, hõissa ja hõissassa, hõissa ja hõissassa. Sööge saia, sööge liha, jätke jonn ja jätke viha. Sööge saia, sööge liha, jätke jonn ja jätke viha. Hõissa ja hõissassa, hõissa ja hõissassa, hõissa ja hõissassa, hõissa ja hõissassa. Laulge poisid, laulge peiud, laulge naised, laulge neiud. Laulge poisid, laulge peiud, laulge naised, laulge neiud. Hõissa ja hõissassa, hõissa ja hõissassa, hõissa ja hõissassa, hõissa ja hõissassa. Poisid, miks teil pille ei hüüa, mina tahan tantsu lüüa. Poisid, miks teil pille ei hüüa, mina tahan tantsu lüüa. Hõissa ja hõissassa, hõissa ja hõissassa, hõissa ja hõissassa, hõissa ja hõissassa. Aitäh, tüdrukud, ärge minge, seiske. Lubage teid lihtsalt vaadata. Imetleme lihtsalt, natuke vaatame, ma ei räägi mitte midagi. Nad on tõesti ilusad, erakordselt ilusad. Tere tulemast, armsad sõbrad, külalised. Meil on erakordselt hea meel, et te olete Sassi Majja täna meile külla tulnud. Täna õhtul toome me teieni väikese tantsulise ja muusikalise etenduse, ühe mehe lugu ja naine otsis meest pahupidi keeratud kava. Ehk siis me kutsume teid osa saama Leisbergi lustipeost. Meie tüdrukute esitatud esimese tantsu Mina tahan tantsu lüüa autoriks on Diana Otsing. Tänase õhtu kahes esimeses osas jutustame teile Leisbergiga läbi tantsude ja muusika meie oma lugu. Armastusest tantsu ja tantsimise vastu. Peale tantsuetendust jätkub õhtu lõõtspilli muusikaga ja meile tuleb täna pilli mängima ja laulma Tõnu Hermann. Tantsuetenduse vaheajal ja ka hiljem kogu õhtu jooksul olete lahkelt palutud nautima Sassi Maja parimaid sööke ja jooke. Telefonid paneme hääletu peale. Vahepeal etenduse toimumise ajal kahjuks me ei saa väga palju paari vahet liikuda, aga peale esimest osa tuleb paus, siis saab rahulikult mööda maja ringi käia, paaris käia, osta, süüa, juua ja siis läheb teise osaga edasi. Aitäh! Tegelikult sain mina olla lihtsalt praegu nii tähtis, nii ilus. Tüdrukute ilu kandub minule ka edasi. On ilus. On kevad. On Sassi Maja. On muusika. On inimesed. On sagimine. On saal. On kohmetus. On lauad, toolid. On klaaside kõlin. On pinkide lohistamine. Vaikne jututõmin ja ärevus. On ilus. See mees, kelle lugu me täna jutustame, olen mina, Peedu. Leisbergi uustunnuk ja läbi minu silmade täna me seda lugu jutustame.
Kord suvesoojal hilisõhtul mõlgutasin mina, üks veidike priske talumees, mõlgutasin omi mõtteid. Lauldud näe on elus juba küll. Nüüd võiks ennast proovile panna hoopis ühes toredas tantsugrupis. Oleks tegevust, oleks toredust, oleks vaheldust. Kui mul oli otsus tehtud, siis oli mul puudu veel ainult koht. Leidsin siis päris juhuslikult näitsiku kuulutuse, kes murelikult endale meest otsis, et võite vaadata tema nimelt, et ta tantsima pääseks. Ja nii nagu esimeses tantsus, poisid, miks teil pill ei hüüa, hõikas ka see imekaunis tütarlaps sügisel üle Kuressaare. Lille lõi ennast neiu ja kõndis uhkelt mööda linna. Mööda Kuressaare rahvast täis tänavaid. Silmis oli tal siiras lootus ja suur soov. Ja neiul oli silt käes tantsuvalu igatsusega, et leida meest, kohe päris meest, tantsupartneriks. Järgmine tants, millest alates etendus meil käima läheb. See jutustab lugu, kus neiu sai siis kohe hoovilt mitu potentsiaalset tantsupartnerit ja valida tuli see üks. Me esitame teile Ülle Ferželi loodud tantsu Igavene lavajalg. Neiu on kaval pea. Meie ka. Aitäh.
kallid tantsijad. Kas see väike, mitte nii väga väike, veidike priske talumees nägi tüdruku hingevalust kantud kuulutust. Ja sellest soovist julgustust saanuna pakkusin siis minagi ennast sellele ilusale tüdrukule tantsupartneriks. Kuid ega neiul soovijatest selleks hetkeks enam muidugi ammugi puudust ei olnud. Naiivne olin. Väga naiivne. Aga ma olin veel agaram. Minagi tahtsin vaid tantsida ja soovisin seda väga-väga nautida. Sättisin siis selle imeilusa neiu soovitusel end Leisbergi tantsutrenni lahema, kus parasjagu plaanid olid väga tõsised. Otsida kas maa pealt või maalt või kas või merelt uusi liikmeid tantsutruppi. Me esitame teile Piret Kõõra loodud tantsu Klappermees. Leisbergis on alati teatud, et tantsukirge väljendavad inimesed. Treener juba oli neil värske ja põhetav, suure kire ja tantsukogemusega. Ivar nimeks tal. Ja kui veel uusi liikmeid, uusi tantsijaid tuleks, tooks nad uut energiat, võib-olla ka kogemusi. Kogenematust kohe kindlasti. Aga asi seegi on millest vormida. On ju teada tõde see, et Leisi asub Saaremaal absoluutselt kõige kesksamal kohal. Sest siit ei ole ju isegi Hiiumaale kaugel minna. Aga umbes niisama kaugel on ka Orissaare ja Kuressaare. Asi see siis tantsugrupi uusi liikmeid leida, kui koht on nii kuldne. Ja vist oma keskse koha tõttu on just Leisis inimese kohta kõige rohkem tantsurühmasid Saaremaal. Pea
aegu igas talus on siin oma tantsupaar. Ja 3 talu peale on juba kindlasti ka tantsugrupp. Okei, treener vähemalt. Leisberg viskas siis leisist osavalt võrgud nii Orissaare kui ka Kuressaare suunas. Hiiumaa suunas viskas ka, kuid sealt saab vaid Kalu ja Adru. Et aga Aleviku ja ümberkaudsete külade mehed olid juba nagunii kellegi pilli järgi tantsima pandud, siis nüüd tuli lihtsalt oodata. Saabki loota 3 kandist. Aga teate, kui Ivar, meie treener, kui ta alustas Leisbergis tantsutreenerina, siis ilmselt muutus ta samal ajal ka omamoodi sensitiiviks. Kui ta valis esimeseks tantsuks just Mait Tagu tantsu 3 kandi lood. Ja Mait Tagu on ka Ivari väga suureks eeskujuks. Tema tantsutrupis Peiarid Ivar aastate eest veel oma nooruse tõttu tantsida küll ei saanud, aga siiski hiljem õnnestus tal see variantees Aku Maidu juures. 3 kandi lood.
hiildav, imeline, aitäh teile. See võrkude väljaviskamine on päris kasulik tegevus. Te kuulete tänases loos veel seda ka, et kuidas ja kas võrkude välja loopimine üleüldse nagu töötas. Meite Leisbergi naistel on täna kaasas värvilised lõngakerad, armastusega värvitud. Kenad kohe sellised. Ja meie naised ise on kohe öite kenad. Hakkavad nönna ilusatele jalgadele nüüd värvilisi suka vahel punuma. Ja kes teab, võib-olla teevad meile tutti mütsid ka, värvilised. Kuid mis värvi see armastus siis ikkagi on? Armastus on kohe kindlasti karjarahvaliiete värvi. Ammustel aegadel kudusid memmed ja taadid neisse riietesse värvid, mida nad armastasid. Nad andsid nendele rõivastele oma hinged ja puhusid neisse elu. Nad panid nendesse riietesse ise ennast. Karjarahvaliided on kohe kindlasti armastuse värvi. Järgmine tants rohkem tutvustamist ei vajagi. Siin see on autoriks taaskord Mait Tagu Kedrates. Heiettab kandisel käel.
valitsevad. Räägime veel lühidalt armastusest ja armumisest. See priskemapoolne talumees pingutas õige tublisti, et Leisbergi tantsutrennis teistega sammu pidada jõuaks. Iga õpitud ja mõnikord ka õnnestunud samm mõjus talle nagu adrenaliinisüst. Ta armus. Ja armus üha uuesti. Unustas, komistas, jälle harjutas ja jälle armus. Ammu unustatud tantsukirg oli ellu ärganud. Kui ma õhtul peale trenni koju jõuan, siis ma olen armastusest tulvil. Ja mitte ainult. Ma kipun seda siis usinalt ka teistel avaldama. Kummalisel kombel ei ole see aga suunatud mitte ühegi konkreetse inimese vastu. Ma olen kõigitse korraga armunud. Armunud tantsimisse. Totaalselt armunud Leisbergi. Ilmselt küsin ma varsti meditsiinilist seletust sellele asjale. Nüüd aga Liina ja Joel esitavad teile Maido Saare tantsu Vaid see on armastus. Nüüd, kus me läbi tantsu oleme kevadisest lillelõhnast pisut segaseks aetud, hakkame tuuritamisele hoogu juurde andma. Leisbergis võtame seda tõsiselt. Tuuritamine pole niisama. See pole lihtsalt õnnestumine. Selles on rütm, õpitud sammud. Selles on šarm, noorus. Selles on flirt,
selles on põnevus. On ilus. Kui mäletate, siis see oli üks neiu, kelle sabas see priske talumees tantsule kippus. Ka see neiu ootab ja unistab, et nädal oleks lühem, et jälle trenni pääseks. Tema jalad ei puudutagi maad, sest harjutamisest ja õnnestumisest tekkinud rõõm on ka temas nii suur. Ta on õnnelik, et saab tantsida. Ja talle meeldib ka tuuritada koos Leisbergiga. Jalad maast lahti, just kui ei oleks ei kavaleri, ema, isa, ei kodugi. Siit tuleb Maido Saare tants, tuurit, tuurit. Aitäh, sõbrad. Enne pausile minekut ma kerin hetkeks, korraks meie lugu tagasi. Mäletate, ma rääkisin, et Leisberg viskas välja võrgud saagi püüdmiseks. Ja nüüd ka lõhnas kõik juba pisut teistmoodi. Ootusärevalt, värvikalt, põnevalt. Leisbergi jahimehed vedasid ninaga õhku nii Urissaare kui ka Kuressaare suunast. Midagi erakordset oli teoksil ja see lõhnas hästi. No aga mille lõhn see siis oli, mis täitis õhu värvidega? Leisbergis lõhnab armastus tantsu moodi. See lõhnabki nagu tants. See on väge täis. See tuleb südamest. Siiras ja ehe. Võimas. Kohe saame koos pisut nuusutada. Ma esitan teile ühe meeleoluka väikeste lõõtspillide ühingu laulu Lilleotöör. See on rahvalikule viisile seatud ja laulusõnade autoriks on Kristel Salu.
ja tõusva päikeses pillupäev. Siin saare, siis kurgu alastusal, alatsus võitse oli just nagu meile. Ma pandud võin sellest pillumist ja ei ole näinud küll. Seal ma lille ja ma lille ööbi. Hingasin poole ööbi, hingasin poole ööbi. Seisin silma vastu. Kun seisvaitsus aina edasi maa ei saa kaikki astu. Siis issa meie alkeessa kärmenet ja taha. Kui viises nool ja ma nägin üks kuspeet. Maa lasi maha. Jälle lille on ööbi. Hingasin poole ööbi. Hingasin poole ööbi. Sirutame jalga 20 minutit ja jõuate all baaris käia, jõuate natuke süüa juua, all on tualettruumid. Sirutage natuke, värskendage ennast ja kohtume varsti jälle. Poisid, miks teil pille ei lüüa, mina tahan tantsu lüüa. Poisid, miks teil pille ei lüüa, mina tahan tantsu lüüa. Hõissa ja hõissassa, hõissa ja hõissassa, hõissa ja hõissassa, hõissa ja hõissassa. Hoho! Niimoodi. Meil tuleb heli sealt läbi, vabandust. Ei tule. Ma tulen, heli läks koju ära. Ma olen kuulnud, et kõik töötab paremini, mis elektriga. Kui on elektriseade, et annab, siis peab kasutama voolu. Aga igal juhul, aitäh tüdrukud. Üks veidikene priske talumeeski tundis tuuritamise võlu. See vägi, see nali ja naer. Tantsides tohib ja peabki ennast hästi tundma. Ka siis, kui iga liigutus ei ole lõpuni lihvitud või kui mõni samm vahel meelest läheb. Tantsimine on lummav. Tuuritamine on lausa nakkav.
Vaimustunult viskas mõnigi kord talumees salajastel tantsupõrandatel ise ka selliseid tuure, et iseenesegi üle uhkust tunda võis. Silmanurgast jälgis pilke. Kas võis neis olla peidus kadedust või etteheidet, kiitust? Soovi samuti tantsujalga keerutada või noorusmälestusi. Talumees oli igatahes uhke, et armastab tantsida ja ta tegi seda täie kirega. Ilma ta enam ei osanud ega tahtnud. Mõnigi kord, kui muud muusikat ei ole, siis teen ma ise suu lahti ja tuuritan oma enese hääle järele. No aga teate, kui juba tuurid peale tulevad, siis tahaks ju puurida kah. Esitame teile Kätrin Järvise Puurida tantsu. Ja nõnda see asi neil kõik käis. Ja nad tegid puurida õugu ja tuul sai puurida täis. Puurida, puurida, puurida ja puurida, puurida, puurida ja aga mida sina puurid, kui puuri ei ole ja õugu ei käi. Riik sai suur ja halb oli mitu, kõik oli ette taali kätte. Ja nõnda moodi jõudiski kätte, sest et liit oli suur ja halg oli mitu ja töö oli tundub töö. Puurida, puurida, puurida ja puurida, puurida, puurida ja aga mida sina puurid, kui puuri ei ole ja lõhu on ei keega. Ja nad tegid suure puurida, jõu sai selle kohta valmis laul. Mina oma laulu küll ise ei kiuda, et tööle tuleb igatahes anda au, sest et teid ja nad tegid õige suure enda ja laul on mul tükkam laul. Puurida, puurida, puurida ja puurida, puurida, puurida ja aga mida sina puurid, kui puuri ei ole ja õlu on ei keega. Puurida, puurida, puurida ja puurida, puurida, puurida ja aga mida sina puurid, kui puuri ei ole ja õlu on ei keega. Ja veel üks kord. Puurida, puurida, puurida ja puurida, puurida, puurida ja aga mida sina puurid, kui puuri ei ole ja õlu on ei keega. Aitäh, sõbrad! Suur tänu! Leisberg elab ja areneb. Meil on omamoodi soovid ja unistused, plaanid. Ikka selleks, et teid ja ennast alati uute kenade numbritega rõõmustada. Annan teile väikese vihje. Kõlab Uku Aru valss. Ja mitte niisama. Kuna meil on siin koos kõik andekad, siis esinevad teile nüüd Anniki ja Joel selle armastatud looga. Arvo Pärdi Uku Aru valss on imeline, lihtne, võluv, ootamatu. See on nii Eesti. Meie armastatud Eesti.
Plaksikale võidu. Väga ilus. Aitäh sõber. Et te ainult vihjega ei pea leppima, siis hetke pärast on meil teile esitada ka üks tants. Siis teate, mida tulevikus võib oodata. Armastus tantsu vastu on Leisbergi salasõna, aga see pole saladus. Meie uhkus on, et meil on võimalus ja need ilusad inimesed, kellega tantsida. Ja maailma ilusaim mõte on meil ka. See kõlab nii. Tants on emotsioon. Leisberg on elustiil. Ei mõistnud mina esiti nende sõnade tähendust, kui ma armusin tantsimisse ja jälle armusin, siis sai selle sisu mulle selgemaks. Ma tahan seda teha. Ma tahan tantsida. Jälle tantsida. Ilusad tunded ja ilusad mõtted. Ma tahan seda elada. Nüüd räägivad teile läbi tantsu oma loo meie rühma soolopaar Mairet ja Ivar. Õhus on palju ilusaid tundeid ja emotsioone. Esitamisele tuleb tants Hingesugulane. Helena Mariana Reimani koreograafia Ivari seades. Annaks võid sattus mul jõusin veel kohata.
priske talumees on pidulik. Tunne on pidulik. Iga hetk sassimajas on pidulik. Ja kui pidulik on veel neiu, kelle sabas see mees kord tantsule tuli ja ta jäi ja ka neiu jäi. Hing on hell. Suur pidutunne ja tänutunne Leisbergi juubeliaasta puhul on selle kunagiste asutajate ees. 25 pole lihtsalt vanus, vaid kogemused, tarkused, ajalugu, mälestused, sõbrad. Õhtu läheb küll edasi, kuid kuna meie kava on peagi läbi saamas, siis ma palun teid, sõbrad, lubage mul teile tutvustada meie tantsijaid. Me palume tuljakuks lavale Rael ja Priit. Sigrid ja Rasmus. Maarit ja Arvi. Liina ja Joel. Roosmarii ja Jaak. Mairet ja Ivar. Ja mina, Peedu, palun endaga lavale armsa Pireti.
tutvustan, et Peedu praegu pole kõnelemisvõimeline, ma võtan korra üle. Et tuljak pidi olema üks raskemaid tantse, paljud ütlevad isegi, et kui tuljakut oskad, siis oskad kõiki tantse rahvatantsus. No ma päris kindel ei ole. Mul jäi enne tutvustamata, õigemini Peedul jäi mind tutvustamata. Ma oskan tegelikult tuljakut, minu nimi on Anniki. Aga sügisel, kui ma Reisbergis alustasin, siis oli selline seis, et üks mees oli üle. Nüüd on selline seis, et üks mees on puudu. Ma teen kohe asja selgeks. Ei, ma ei otsi meest, kuigi see jutt käib siin täna palju läbi. Aga Reisbergis tõesti on üks mehe koht vaba. Kui keegi tundis, et Varvas hakkas sügenema, siis olete teretulnud meiega liituma. Aga mul on tunne, et täna õhtul on meil üks polka. Ma saan arvu, et tuleb elevus selle jutu peale kohe, et lahtiid on palju vist äkki. Aga täna õhtul on meil polka tegemata. Meil, kas mõni naistest tahaks mulle seltsi tulla, äkki Rael Roosi? Teeme polka veidi lõbusamaks. Piilume tulevikku, vaatame memme taadi polkat. Tegemist on veel ühe Maitagu tantsuga, aitäh Roosi. Roosi pole mind valmis, et hukale ei külmetaks, ma saan aru. Nii, triigiteks selg, olen valmis. Maitagu memme taadi polka. Lõõtsvil tõmbab suure mõnuga piiseva kevad. Tantsiks polkat, tantsiks mõnuga puudub partner vaid. Need, kes tantsid polkat päriselt vanaks jäänud ja neil päriseb. Jalg on tets ja rinnus päriseb, katki jääb see tants. Vana oli kõige peaaegu kõige tema rõitants on nii. Olnud temast keegi verasem, rõitants on vaar. Mina olin mikrofoni kõige lähemal, siis ma mõtlesin, ma kasutan võimalust. Aga tegelikult sellel eesmärgil, et minna, mis saab kava läbi ja palun see äkki mikrofon kinni, ma saagi rääkida. Ma tahtsin sihukest asja öelda, et alati ei saa ja alati ei ole võib-olla sobilik. Aga tänasel õhtul ma arvan, et oleks väga kena tänu välja näidata. Aitäh, armas publik, et te meid vaatama tulite. Ma arvan, et me ei oleks pooltki nii palju saanud lustida, kui tänu teile. Reisberg, teeme ühe suure aplausi publikule.
teine asi. Kunstiinimesed on ikka emotsionaalsed. Ja kui see esimene number hakkas pihta, ma ukse tagant piilusin, ma nägin teid, ma nägin seda valgust, ma poleks arvanud, et see nii äge välja näeb. Ma nägin meie ilusaid tüdrukuid ilusti tantsimas. Ja mul oli tunne, et ma olen ukse taha peitu, sest muidu mul tuleb visa silma. Kallis Leisberg, tantsija, sa olid täna ääretult tubli. Aitäh sulle! Georg, meie helitehnik. Meie tase teisel peale sama helitehnikus meil kuulata kaasastamist. Aitäh sulle! Ja nüüd siis eriline au ja kiitus ja tänu Peedule. Et see meil oli kuidagi loksus paika see kuupäev 18 ja sassi maja ja nii edasi. Istusime maha, et mis me siis tegema hakkama, vaatasime oma tantsudele otsa. Ja kuidagi hästi loomulikult ja kiirelt tekkis see, et Peedu hakkab rääkima oma lugu. Et see suure südame ja hingega inimene, kes meid iga kord õhtuti peal trenni külvab oma armastusega üle ja kõige muuga. Et tore oleks, kui saavad teised ka sellest osa. Et suur tänu, et selle teema ja nüüd, et seda juttu vähem oleks, mina ei armasta üldse rääkida, kui eluski laval rääkinud. Ja etenduseks ilusa lõppu on tantsupeo aasta. Tantsime ühiselt üldjuhi Helena Mariana Reimani loodud üldtantsu, lööme loenguni lokku.
sõbrad. Aitäh veel, Jumal, aitäh sulle.